Tervist, hea telepublik! Alustame siit Entusiast televisioonikanalist Jututoa saatega ja mina olen Eesti Nõidade Liidu Lõuna-Eesti Nõid. Algus. Saabub, ilmub ja nii edasi aujõukiir. Üldsiein. Aujõukiir näitab, kes räägib tõtt, kes valetab. Aujõukiir näitab, kes taevastele radadele on suundumas ja kes põrgu keeristesse ennast varjamas. Aujõukiir näitab, kes soovib ausal teel edasi minna ja kes otsib põrgult endale tuge. Saate algus natukene tehnilistel põhjustel küll viibis, aga nüüd saame kohe alustada ja 3 sõna tutvustan ka. Olen Eesti Nõidade Liidu Lõuna-Eesti Nõid ja Lõuna-Eesti Nõiajõud ja tiitel tulevad Eesti Nõidade Liidu poolt. Lõuna-Eesti Nõiajõud on näha nii. Ja mul on müstika ülikoolist müstikateaduste doktorikraad. Aga meil on juba esimene helistaja, eks siis Nõid räägib pärast edasi. Tervist, võite rääkida, olete otse eetris. Tervist, Lõuna-Eesti Nõid. Tervist. Ma paluksin nõiutud vett. Hästi. Nõiutud vesi 00 nüüd. Ja väsimus on, kui jalutas ja õhtuti pea käib nii ringi. Siis kõigepealt kroonilise väsimuse likvideerimine ja peapöörituse, pearingluse ja südame pöörituse likvideerimine. Tiikrit ei ole. Ja verevarustuse häired nõidus likvideerib. Küsida kohe võib. Harry Potteri efekti ravi. Ja Harry Potter efekti ravi läheb edasi 00. Kompleks, mis häviti. Ja kohe üks hetk. Kompleks, mis hävitab elu, ravi läheb edasi. Käte ja jalgade maski. Aha, hästi. Siis nõidus nõiub ära 7 kätemaski ja 7 jalgade maski 00 nüüd. Verepuhastus. Ja, verepuhastus. Ja siis ma tahaksin rääkida oma unenäost. Kuulan. Ma nägin kingakarpe. Need oli 4 vist. Ja sees olid uued kingad. Aga seal oli mingi inimene, kes nagu oli kade või tahtis neid omale, ma ei tea. Rohkem midagi, kes siis sai need endale, seda ei mäleta. Ma ostsin 2. Uued kingad on ikka väga häid edasiminekuid, tähendab, või uued jalanõud. Nii et ikkagi tähtis on see, mis te kätte saite, et kui saite need 2 paari sealt kätte, siis see tähendab häid edasiminekuid. Et hea unenägu, hea enne tähendab unes. Ja, aga siis nõidus viib ise enda suunalises liikumises edasi, sest see ongi see kõige tähtsam suund üldse. Ja. Ja võib küsida. Ja teadvust. Ja teadvuse lisamine 00 nüüd. Ja selleks korraks kõik. Hästi. Suured tänud teile ja ilusat kevadet. Hästi ja ilusat kevadet. Nägemist. Ja publik, kes on sõbralikud Eesti Nõidade Liidu ja Eesti Nõidade Liidu nõidade suhtes, siis nendelegi tuleb siit lisaasju ja nõidus nõiub ära vaatajaskonnale siis, kes on sõbralikud, 7 duši, vanni või sauna, millele lisanduvad erinevate vähisortide ravi, samaim tekstu, mis nõidus varem on öelnud 00 nüüd nõiutud duš, vann ja saun. Lisandub ka Proto Parkinsoni ravi osa ja lisandub ka armastuspiinade likvideerimise protseduur.
aga võtame jälle telefonikõne ja siis sõnum ka meil on. Aga kõigepealt siis telefon. Tervist, võite rääkida, olete otse-eetris. Tervist. Paluksin endale ka enese usku ja kindlust ja kuidagi need hirmud, endaga hakkama saada. Ja vastumeelsust kuidagi ära saab vahendada. Just arguse likvideerimine siis kõigepealt. Siis nõidus likvideerib. Nõidus lisab jõudu. Ja iseenda suunaline liikumine kiirendustegagi. Ja enese kontrolli lisamine. Rohkeimgi. Ja teadvust nõidus lisab. Ja tugevust 0-0 nüüd. Võib küsida ikka jälle. Mul oli üks vana rahvas tahtis külla tulla. Aga mina ei saanud teda vastu, sest ma nii hästi ennast ei tunne, et niimoodi suhelda. Ja siis natuke kahju pärast, et ta ei saanud külla tulla. Ja siis öösel nägin sellist tund, et vaatasin endale aeda aknast välja ja vaatan, et istub seal pingi peal niimoodi rahulikult. Mõtlen, et aegakene nüüd istub seal ja natuke nagu õnnetult ei saanud külla tulla. Ja aga samas oli tavaline pilt nagu meie aed, aga ei olnud ühtegi maja ega puid ega mitte midagi. Ja see nagu ei olnudki üldse siin. Ta istus seljaga, ta ei tavatsenudki üldse keerata. Ja ta välimus oli selline nägu, et ta ei olnudki tema. Ta oli nagu keegi väiksem. Mingi kollane ürp oli see, ja roheline, kas püksid või seelik. Ja siis nagu köieliiti müts peal. Kõne tanumoodi niimoodi kahepool servad üles keedatud. Istus rahulikult, aga valgus oli selline, et ei olnud ei öö ega päev. Ja see ei olegi nagu üldse siit ilmast siukene valgus. Ja natuke ta võitu oli ja mina vaatasin, mina ei julge tema juurtega minna ja tema nägu ka ei näidanud. Ma ei teadnud, kas oli tema või kes oli istus seal. Ja natuke nagu kõhe oli ka see, et mina ei oleks julenud tema juurtega minna. No ja siis oligi kõik ja ta ei kavatsenud püsti tõusta ja ümber keerata. Aga kõik oli niisugune suur ja avar ja valgus oli selline, mis oli niisugune, mis natuke oli imelik, mis ei ole siin ei päeval ega öösel pole sellist valgus. Tema istus rahulikult seal. Tal oli aega küll. No, see oli seal üks muinasjutu tegelane, hästi muinasjutuline hetk oli seal. Ja kuna päeval oli endal kohtumine, mis jäi ära, siis kohe esimene asi seostasite selle sugulasega või tuttavaga. Aga tähendab see seda tegelikult, et surnud sugulased tahavad ühendust võtta, nii et vaimud tahavad ühendust võtta, et tasub tähelepanelik olla, et kus kohast nüüd keegi midagi ühendust võtab või kuidas mingid ended või hetked tulevad sellised, kas mingi teade või koputus või midagi sellist. Või isegi näete vaimuna kedagi liikumas, sest muinasjutu tegelane see seal oli. Et vaimu see tähendab. Et see on ikka väga huvitav uni. Aga siis une ravinõidus võimaldab ja rohkemgi unede sügavustesse edasi 0-0 nüüd. Sest kui midagi korda saab oma elus teha, siis tuleb osata seda teha une sisemuses, öösel seal. Aga see ei ole kunagi nii üks ühele. See on ka see suur teadus. Ja sellepärast tuleb abiks alati unedes siis seletamine kas või päeval. Ja kui keegi oskab juba midagi ise seal korraldada meelega, kui tal tuleb meelde, kuidas mingi hea enne välja näeb või mis see hea enne on,
et endale seda seal unes lausa esile kutsuda, see on ka võimalik. No kui keegi näeb näiteks ust, mis on paokile, et siis ta peaks unes mäletama, et tasub sealt ennast ikkagi sisse pressida. Aga tavaliselt pärast siis keegi kuuleb enda kohta, kuidas ta siis kas ei julgenud või piilus või läks üldse teisele poole jooksu või et näiteks mingi näite tõin ühe. Ja kas on küsida veel midagi? Ja, eestimisele ja võiepidamisele ravi või võimalik. Ja ikka siis kõigepealt põletikuvastase ravi algus 00 nüüd. Seedetrakti puhastus ja ravi 00 nüüd. Ja eraldi Eiminigi põieravi 00 nüüd. Põiekibedus ja põrgukraanid eemaldamine. Ja põieravi rohki Eimgi. Nii, kas veel on midagi? Ja, Ja kompleks, mis hävitab eluravi, läheb edasi. Harry Potter efekti ravi läheb edasi 00 nüüd. Nii. Ja verepuhastus ja nahale siis ravi. Ja verepuhastus nõidus võimaldab. Verevaenu likvideerimine. Mürkveresuse intoksikatsiooni ja tokseemia joonte eemaldamine. Ja läbivust juurde 00 nüüd. Ja vereravi rohki Eimgi. Ja? Ja vahepeal palunsid ka nõiutud ikka. Ja siis nõidus nõjub ära vee, mis sa oled valmis pand. On valmis teil pandud. Nii. Kodupuhastust tahaksin ka. Hästi. Kodupuhastus nõidus võimaldab. Puhastus tuli. Ja. Ma olen väga tänulik, aga mul ei ole kõik, kas ma tohin anda meestele avaldama midagi põnevat. Ja, ikka. Kohe. Tere lõunat. Tervist. Teisel kuupäeval me vestlesime. Hästi. Ja selle tulemusena hakkasid toimuma sündmused. Järgmisel päeval oli mu keha nagu sassis. Ei teadnud enam, kus on madus, kus ei ole. Ülejärgmisel päeval asi laheneb ja siis hakkasid toimuma väga huvitavad asjad. See peavalu, millest ma rääkisin, mille ma sain löögi tagajärjel. See peavalu tuli väga nõrgalt, kuid mitte ei tulnud see minusse, vaid ta nagu lendas minema minust. Aha. Nii et selline koonuse kujuline väljalend ja kadus valu hetkega. No seda on hea kuulda. Kas oli näha seda ka, seda koonuse kuju? Ei, ma ei näinud, aga ma tundsin, et see koonuse kujuline. Et ta väljub külle peale. Ja. Ja siis teine asi, me rääkisime seljast. Ja. Kui ma siiamaani kummardades ette sain käed umbes maani 15-20 sentimeetrit jäi puudu, siis ülejärgmisel päeval nagu täiesti külma kehaga panin ma sõrmel maad. No väga hea kuulda. Tasus ikka helistada nõiale. See
seda kindlasti. Jah. Nii et sellist mõju. Mida on näha silmaga ja endal aru saada. Jah, ja just see, et see oli nagu hetkeline. Et kui keha oli enne nagu katkine püst, mis ei viitsinud liikuda, siis nüüd mu keha istuks nagu ümara liigende peal ja ta liigub täiesti vabalt. No seda on väga hea kuulda. Aga siis ikka rohkem ravisid juurde, et alati saab häid asju rohkem juurde. Et kui mingisugused võõrad asjad ära lähevad, mis ei pea olema seal juures, no siis enesetunne muidugi paraneb ja palju kergem on ja see, et põhimõtteliselt oli tajuda, et midagi läheb välja, see on täitsa normaalne. Ja seda on ka hea kuulda, et meil on sellist tajulist rahvast ja mõned näevad ka, kuidas haiguse ära lendab. Või hakkab tulema, seda on ka võimalik näha tegelikult, et kuskilt hakkab tulema mingi asi. Siis nõidus lisab veel üldravisid. Et teeme ikka veel paremaks. Ja miski oli mul praegu meelest ära. Aga... No siis mälu parandust veel, eks? Seda kindlasti. Aga ma tahaksin abi saada jalgadele. Mul on probleemid jalgadega. Ja siis niimoodi, et kõigepealt jalgu nõidus tugevdab. Ja jalaravi algus. Ja mulje, mis on põrgu poolt jäetud, et jalgu on rohkem kui 2, nõidus likvideerib. Segavad rudimendid ja nii edasi eemaldamine. Ja jalaravi 0-0 nüüd. Ja nõidus lisab headust 0-0 nüüd. Ja võib küsida? Palun kompleksi, mis hävitab elu edasi. Ravisid edasi, ikka. Kompleks, mis hävitab elu, ravi läheb edasi. Ja siis juba see teine ka, eks, psüühikaasi. Harry Potter efekti ravi läheb edasi. Aitäh. No siin on aeg-ajalt kergeid südamepigistusi olnud, et nagu natukene rinnus pigistab, et selle ka siis nõidus likvideerib. Ja südamele nõidus tugevdab südant ja südameravi juurde. Ja võib küsida? See südamega ongi niimoodi, et kuna ma varem kasutasin valitooli päris palju, siis nüüd on selle valitooli vajadus vähenenud umbes 3 korda. Aha. No. Nii et sellest juba eelmine korral on sellest abi olnud. Seda on ka hea kuulda, siis rohkemgi südameravisid. Ja nõidus lisab südamelisust 0-0 nüüd. Ja siis südame sagedus, mis viib elu suunda, sellise osa algus 0-0 nüüd. Nii, võib küsida, kui on veel midagi. On. Ma olen näinud 2 korral unes, puhtalt unes, kuidas ma suren. Need mõlemad olid lahingus. Esimene kord oli see, ma nägin, kuidas ma sain täägilöögi. Ja see oli, selles suhtes oli ta ebameeldiv, et ta oli jätkuuni. Ärkasin üles ja kui magama jäin, jätkus. Ja enne ei lõppenud, kui see tääk oli täielikult mu sees. Ja teine uni oli selline, kus mind trikis tank.
Ma olin kaevikus ja tank nagu purustas kaevikut ja kogu see stodi tuli mulle peale. Et see oli ka jätku uni. Mees, kes ei teadnudki ju, et unes ärasuremine on tegelikult väga hea enne. See tähendab seda, et te saate olema avatud suurtele vaimsetele muutustele. Et üldse vaimsuse suunda sellise suure pika sammu teha. Selleks peaks julgema keegi unes ära surra. Nii et 2 korda veel ära surra, see on suur saavutus. Et seda ei peaks üldse kartma mitte keegi. Et kas keegi unesta maha lööb või et ta ise näeb, kuidas ta hukkub näiteks. Et need on tegelikult vaimumaailma poole suur nihe. Et tasus näha selliseid unesid, siis nõidus viib rohkiengi vaimu suunas liikuma. Kuidas saab keegi endale seda ka välja kutsuda sellist tund? Lihtsalt seda, et kui ta näeb, et keegi tuleb teda maha löömata, ei jookse eest ära. Aga tavaliselt inimesed ei julge, unes ka ei julge. Seal tanki eest kuhugi joosta ei olnud. Jah, see oli võimatus. Ja kõige huvitav oli see, et selle mõlema unenäo puhul ma nägin, et tegemist oli hitlerliku Saksamaa võitlejate tehnikaga. Et see oli seal ümber siis? Kristid olid ja vastavad vormid olid seal. See viitab eraldi veel ju müstilistele võimalustele, mis on tulemas, sest Kristi tähendus tegelikult on ju midagi muud, mitte nii halb tähendus, nagu meil on siin kuidagi see silmade ette jäänud, eurooplasel eriti, kes ajaloost ei tea, aga Hiina ja India on täis ju svastikat. Et see on selline päikesevõimu märk ja see näitab ka aja liikumist, et kõik käib ringi kogu aeg, et midagi ei jää seisma. Seal on rohkem keerulisemaid asju ka, aga praegu sellest piisab. Et tegelikult svastika tunnes näha on väga hea ja huvitav enne jällegi. Konteksti paneb ju siis selle maailma ajalugu, aga kuna see on siin illusioon, siis see on ju kõik suhteline, eks selline kokkuleppeline justkui. Aga väga huvitavad uned, siis rohkiengi vaimu suunas liikuma. Aga teil on ka huvi ikkagi müstiliste ja ebamaiste asjade vastu ja palju selliseid haruldasi unesid ja nägemusi nähtud, nii et see on ka küllaltki hästi läheb kõik kokku. Siis rohkiengi vaimu poole liikuma. Rohkien. Nii võib jälle rääkida. Sellest tuleb on kõik. Hästi, ikka. Head päeva. Ja edu teile. Tervist, võite rääkida, olete otse eetris. Tervist. Ma paluksin nõiutud vett. Jaa. Nõiutud vesi. Nõiutud istumiskohta ja kruusi. Istumiskoha nõidus nõiub ära nädalaks, 0 nüüd. Ja nõiutud kruus heade jookide joomiseks, 0 nüüd. Et siin jalgadega, parema jalaga eriti on altpoolt säärt, on mingid väiksed valud. Ja kisub. Krapitakse öösel. Kisub. Parem jalg parema küljega. Ja, seal kisub väga, just, siis sellega. Üldse on algad, need on paistes, parbad on või paistes punetavad. Ja sõrmed samamoodi ja kuulsid, küsisid neid, maskisid, et mis see tähendab, kas teile tahate midagi või peame ise midagi tegema? Ma kohe selgitan seda, aga kõigepealt ma selle sama jalakrambitamise ja selle kiskumise, mis seal jalaküljes on. Tavaliselt krambitab mu vasak jalg, aga see kord parem. Praegu just nõidussega on teada, et see on parem jalg, selle siis likvideerimine. Jalaravi 0 nüüd. Parema küljeravi eraldi eeminigi. Tagaküljeravi nõidus võimaldab esiküljeravi samain tekstum ja teine külg, vasaku küljeravi samain 0 nüüd. Ja mul see valutab kogu selg ja neerud ja põied ja tähendab, ühtegi tervet organit ei ole nii. Valu likvideerimine.
ja ma olen nagu siis, valuvastase kes ravi tundub, et algus kohe valub ära, et lihtsalt juba ja nõidus väga lisab tapust ei saa üle. headust, rohkiengi, valuvastane ravi rohkiengi. Käte ja jalgade maskidega on niimoodi selle, mis Lõuna-Eesti nõid nõjub ja pakub siis rahvale, et on tarvis, et kodus oleks olemas mingi õli, toiduõli. Kõik õlid sobivad, rapsiõli mitte. Aga kas päevalilleõli või oliiviõli, siis te võtate kilekotid, mis on need puuviljakotid lihtsad. Ja siis võiks olla need kilekindad, need, millega poes kartuleid tõstetakse. Või siis, kui neid ei ole, siis ka kilekotid sobivad, need lihtsad puuviljakotid, paari sendised, mis need on, sellised pead saab kinni siduda. Te määrite oma jalad kokku selle õliga nii väga korralikult, et see ikkagi seal kohe korralikult on õline ja panete need kilekotid jalgade otsa ja kätega samamoodi käed ära, õli sisse korralikult ära niimoodi teda õlitada, et nad jäävad ikkagi leemetama õlist ja panete siis kas need kindad kätte või siis need kilekotid ka tõmbate siia ja 20 minutit oodata ja peale seda võib need kotid ära võtta ja siis köögipaberiga üleliigse õli võib ära pühkida ja on samal ajal televiisorit vaadata või lihtsalt istuda rahulikult. Aga siis ravi tuleb siis sellest nõidusest, mille Lõuna-Eesti nõid siis võimaldab, kui keegi küsib ja soovib endale. Aga nii palju on tarvis ise teha, eks ole. Et kas on soovi kätemaski ja ravi ei ole siis selgitatud täpselt, et keegi arvab, et ta saab käteravi sellest. Ei, ravid on ikka väga palju suuremad ja nõidus siis teab ise, mis ravi kellegile tarvis on ja kui palju seda tuleb. Aga see, et käed-jalad pehmed jäävad, see on selge, eks ole. Ei, mul on kohe elutu käsi lausa. Et ravi saab sellest kõvasti, kui te soovite, ma nõiun teile siis 7 kätemaski. Ja, ikka. Siis tähendab, eks ole, ja mõlematele kätele siis 7, eks ole, mitte nii, et 1, 2, 3, 4. Selgitatud on, siis 7 kätemaski nõidus nõjub ära ravi eesmärgil. Ja siis muidugi peaga mul väga hullusti pea, silmad ja otsmik ja mäluga, vist hakkab ikka lausa rumalaks jääma, et kohe päevalt see mälu justkui kaob, mälu kaob. Ja südamist nii kuulma ka see verd pähe nii palju, kui on vaja, et see ka napetab ja jõudlus kaob. Algus 00 nüüd. Dementia, oligofreenia, seniilsuse joonte eemaldamine. Ajuravi algus 00 nüüd. Ajupuhastus. Ja mõistuse parandused 00 nüüd. Ja nõidus toob kuu lähemale. Sellestki kasu saab olema. Kuuravide algus 00 nüüd. Silmaravi 00 nüüd. Nägemislanguse likvideerimine. Nägemist juurde. Kuulmekeskuse puhastus. Tasakaaluhäired nõidus likvideerib. Ja kukkuma ma kipun. Ja enda püsti hoidmine nõidus võimaldab 00 nüüd. Ja teadvust juurde. Ja verevarustuse häired likvideerimine. Ja lümfiravide algus 00 nüüd. Haigused juurest ära. Needused eemale. Kas on veel midagi?
siis südamele ja kopsule hommikul siin hommikuti väliseid klampe tegin. Aga ma ei tea, kas see tuleb võsekoopast valgub öösel, sest mina ka ja ütles, et eks mul on seal neid hambajuuriga, mis teevad häda ja kust neid madaseid klampe siis hommikus korjub sinna. Täna hommikul oli õige hullusti neid. See on ikka põstkoopas ja ninaõõnes on seal on need asjad, et no kopsuga siis te nii rõõmsalt ja reipalt ei saakski olla, kui kopsust juba tuleb veriseid kloppe, siis tuleb tormata ikkagi kuskil. Ma arvan ise ka, et hommikuks ta valgus sisse, et mul oli ju see otsmik ju kõik punetas ja oli kuuldes ja paist, et nüüd on see natuke järgi andnud ja ma siis võin öelda nüüd, mis tsirkus ma teen, et see on nüüd see Elva Nõid soovitab seda hambapastat küll suud määrida, aga ma määrisin selle nina juure ja otsmiku ja kõik sellega sisse, et see hakkas niimoodi tõmblema ja peale selle kadus mul lihtsalt punetus ära. Ja ma sain sellest kohutava abi, et naeravad küll mind siin ümber, aga mina igal juhul olen sellest abi saanud. Kuidas teie seda näete? No Elva Nõid ka ravis teid, et sealt te saite juba selle ravi, et tema ravis teid. Te küsisite abi tema käest, et hambapastaga ikkagi hambapasta asju teha. Aga Elva Nõia ravi on kõvasti aidanud. Ilmselt. Ta on väga tubli poiss. Nüüd ma paluks oma pojale ka nõiutud vette varuses, mis ta mul oli nüüd 47. Jõudtämendust ja kõike. Ta on ka üsna väsinud ja armatu. Ja nõiutud vesi talle 0 nüüd. Ja üldtervendust, siis saab üldravisid. Jah, liigestes on põletikku, südanõrgavõitu. On. Ja saab ülekaalu meil ka mõlemil. Ja, et ikka nii palju kui võimalik võidelge selle ülekaalu vastu. Et tuleb ikkagi sellest lahti saada, sest süda ei pea vastu muidu. Nii palju te vahendite. Mul on isegi süstid peal. Ma võtsin 10 kilo maha, aga pärast, mis ma valetan, 20 kilo võtsin maha ja 10 tuli tagasi. No kui jätsite süstid järgi, siis jah. Ja no jah, sellepärast, et siis on see tavapärane nagu ennem, eks? Et sellepärast tuleb edasi teha neid nii palju kui võimalik ja siis võib-olla hiljem natukene vähem või pikema vahega, sest see on väga palju kergem ikkagi organismil kõik asjad, sest kõik lupjumine ja rasvumine, need käivad käsi käes ju, veresoonte lupjumine, aortide lupjumine, südame puudulikkus, rasvumisega väga tihedalt seotud, et rasvumine on ikka halb haigus, ei saa endale lubada sellist asja. Ja siis temal ka rasvumist likvideerimine, ainevahetuse blokaad nõidus likvideerib ja nõidus parandab tal ainevahetust 0 nüüd. Magab taevasti ja... No siis und saab ka parandada 0 nüüd. Ja uneravi algus. Ja võib jälle küsida. Nii ja nüüd on mul siis selle sama poja tütar tuli nüüd sealt tagasi Tenerifelt, kui me tegime talle seda ravi. Aga nüüd ta jõudis jääda haigeks ja ikkagi päris kõvasti haigeks, et on tal mis koroona või gripp või lihtsalt külmetus. Aga tal ka seal seltskonnas sõbrannad ja keegi on just testinud, et oligi koroona. Ja siin mul teised pojad ka nüüd jäid veel haigeks, et kas see liigugi meil nüüd siin? No temal on adenoviirus. Et tema on viiruse saanud. Ja sealt reisimisega ja nii palju on ikkagi tugev, et muid asju ei ole külge saanud, aga siis et tal ei ole koroona. Aga need ümber on nüüd kõik haiged. No seal on ka erinevaid, mitte kõik ei ole ühtemoodi. Selge.
ja siis talle ravisid nõidus võimaldab. Nõidus tugevdab siis tema immuunsüsteemi 0-0 nüüd. Ta käis nüüd eksamil ja eksamil oli ta tervisnõune ja palavikune ja nüüd tulevad järgmist eksamit kõik ju. Ja. Et siis kõik selline tavaline külmetushaiguse ravi ikkagi head ravimteed juua ja mahlad ja siis kiiresti endal see küljest ära saada, aga pärast, kui terveks saadakse, siis muud ei jää üle, kui kogu aeg tuleks ennast tugevdada. Kõndimised, ujumised, tervislikud eluviisid. Noorele tuleks meelde tuletada, sest ümberringi võib-olla tehakse mingisuguseid enda lõhkumisi ja et nende asjadega kaasa ei läheks, sest nendel on tagajärjed. Ta ei tegele veel sellega. Ei, kindlasti mitte. Ma praegu ei mõõdagi teda üle, ma lihtsalt ütlengi, et lihtsalt meelde tuletada, et ümberringi joovad, suitsetavad, narkomaanitsevad, et selliste asjade tagajärjel tervis läheb kindlasti käest ära. Ikka. Ja siis poeg 53, tema nüüd puutab ka täta otsa juba küll pera valutab ja ikka nagu mingi viirus ikka väga paha ja kõik lünkesed ja kõik valutavad ja et me nagu kõik oleme vist. Seal on ka ikkagi tervisetegusid ei ole näha, et ise suurt ei tee midagi enda tervise parandamiseks. No vist mitte ja peale töö, ainult töö ja töö. Ja aga töö on mingi teine asi, eks. Et siin seda mõelda just, et kuidas saab parandada ennast niimoodi, et edaspidi olla tugevam, sest ega viirused maailmast kuhugi ei kao ja kõik need igasugused haigused ja bakterid, aga lihtsalt keegid saavad ennast palju paremasse seisu viia ja siis neile lihtsalt need ei hakka külge. Sest muidu on elu kogu aeg. 53-aastane poeg täna öösel jäi kõhust kohutavalt lahti ja ravisid talle nõidus väga paha olla ja täitsa tarbitab kõhte. Nõidus võimaldab ravi. Meil on siis nagu kõigil ikka erinevad probleemid, mitte ei ole üks viirus kõigil. Ja ikka erinevad. Ikka erinevad, jah. Ja siis talle veel eraldi mingi soolte puhastus ja seedetrakti ravi. Valu ja piin likvideerimine, põletiku likvideerimine ja põletiku vastane ravi 0-0 nüüd. Nii, kas on veel midagi siis? No, ma sain nüüd kõik läbi võetud selles korraks. Hästi, olgu. Eks ma kuuleme veel suured tänud teile. Teeme nii, nägemist. Nägemist järgmise korrani. Nägemist. Nägemist, aitäh. Tervist, palun üldravi. Lülisambale, jalgadele ja peale ning kodupuhastust tänud teile, Marge. Siis nõidus alustab kodupuhastusest. Puhastus tuli. Ja siis üldravi Margele. Ja siis võtan selle sõnumi ära praegu, siis kohe võtan telefoni. Siis jalgade ravi Margele 0-0 nüüd. Lülisamba ravi 0-0 nüüd. Ja üldse selgroravi, luustikuravi ja nii edasi nõidus võimaldab. Tervist, võite rääkida, olete otse-eetris. Tervist. Tänu teile raviteed. Ikka. Palun üldtööda. Hästi. Samal ajal võite küsida ka ikka. Palun kodupuhastus. Aha, ei seda samal ajal ei saa teha. Üks hetk läheb siis aega kõigepealt üldraviga. Et seis on paremaks läinud teil, aga jalgades on mingid sellised, käivad nagu nõrkused põlve ümber, mõlema põlvest natuke ülespoole, et nagu nõrkushoog tuleks peale, et kardate, et äkki lähevad jalad alt ära.
et kui on võimalik jalutada, jalutama minna, siis ma ikka jälle. nii palju kui võimalik kogu aeg tugevdada ennast. Siis kohe kodupuhastus nõidus võimaldab 0-0 nüüd. Puhastus tuli. Võib küsida? Palun nõiutud vesi. Nõiutud vesi 0-0 nüüd. Ja. Seda, et kas baseeritud vesi ka nõiud? No vesi on vesi. Vesi on vesi. Ja. Mul mingi vitamiini vesi. Võib ära nõiduda. Nõidus nõiub ära. Siis palun nõiutud kujusi. Ja, nõiun ära. Nädalaks. Ja. Aitäh. Ja. Kas on veel midagi? See on tänaseks kõik. Hästi. Kõike head. Hästi, ja. Aga vahepeal on teated meil ka. Et järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 18. aprillil Tartus Veespa konverentsi keskuses, laupäeval siis juba. Ja algus on kell 12 ja esinevad Tallinna nõid, Lõuna-Eesti nõid ja Tartu nõid, sissejuhatavad tekstid ütleb Elva nõid. Ja publik saab saali umbes 45 minutit varem. Nõidus ei jõuda ravivates faasides ja nõiaturg on ka avatud. Ja siis edasi on tuleval nädalal 23. aprillil Eesti Nõidade Liidu konverents Pärnus Keskraamatukogus. Algus on kell 12. Juba homme hommikul kell 7 on siin jututoas otse eetris Tallinna nõid ja 20. aprillil esmaspäeva hommikul kell 7 on otse eetris siin Elva nõid. Ja Lõuna-Eesti nõid on jälle siin jututoa saates 21. aprillil 10.45 algavas saates. Ja teateid vaadake Eesti Nõidade Liidu kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Aga jälle meil on kõne, nii et võite rääkida. Tervist. Tere. Tervist. Ma paluks nõiutud vesi kõigepealt. Ja. Nõiutud vesi 0-0 nüüd. Ja siis on mul, ma ei oska öelda, siin tõuaal midagi ja niisugune pits näo tõmblemine ja silma tõmblemine. Kõik see parem pool on kuidagi täiesti teist nagu vasakpool, nii kui oleks pooleks. Seal on näonärvi põletik. Ja see siia kõrvale ja kõigile mõjub. Ja südamesse ka ikkagi on tunda seda sama asja. Aeg-ajalt võib seal ka tekkida selline väike nagu vibra või tunnete mingid Kael on ka hästi kanda. Ja see on omavahel seotud kõik. Kõik see on seotud. Ja, just. No närvid on alati omavahel seotud, et seal ei saa, aga siis niimoodi, et näed, teine pool nii palju ei ole, aga siis nõidus likvideerib. Tänud. Ja näonärviravi eraldi ei minegi. Ja närvikahjustuste eemaldamine. Ja lümfipuhastus tuleb ka kasuks siin. Lümfiravi algus. Jah, üks hetk kohe. Ja närvide tugevdamine kõigepealt. Närvipõletikud maha see kõik. Neuroosi, neurosteenia, neuralgia, joonte eemaldamine. Ja ravi 0-0 nüüd. Ja nüüd olid siis verepuhastus. Ja mälu ja aju puhatust. Ja vereravi.
ja mälupuhastus nõidus võimaldab ja mäluravi 00 nüüd. Ja ravid lähevad edasi. Mingi niuke kahus, suuri ärevust või midagi ilma. Nagu põhjust ei tohiks nagu olla. On ikka. Need on seotud ikkagi selle maailma muutumisega tohutult. Et on tunda, et midagi liigub kõvasti. No maailmas on palju igasuguseid sündmusi, millele ei osata anda selgitusi, et miks nii või miks nii, kuskil midagi lõhutakse ja nii edasi, aga maailm muutumas on. Osad asjad ei saa enam vanaviisi edasi minna, sellepärast keegi teeb platsi lihtsalt puhtaks. Sest mingid asjad on vindunud ja veninud juba aastakümneid, võib-olla isegi rohkem. Niimoodi, aga siis selle ärevuse likvideerimine. Et selline tähelepanu ikka jääb, et huvi ikka jääb selle vastu, mis toimub ümberringi, aga ärev ei pea olema. Niimoodi siis südame ärevusegi likvideerimine, südame tugevdamine ja ravi 00 nüüd. Ja jalgade ravi ka, sest ka jällegi põlvest allapoole mõlemad jalad, aga parem eriti kuidagi. Jah, just ongi, mul varbatud ja on teistsugune. Jah. Kuigi mulle meeldib palju välja. Ja jalaravi eraldi ei minegi. Ja siis närviravi rohki eemgi 00 nüüd. Valu ja piin likvideerimine ja valuvastane ravi nõidus võimaldab. Hästi. No, tänan seekord. Hästi. Ja. Tänud. Ja, ikka. Kus see teine sõnum on siin? Üks sõnum siin on. Tervist Lõuna-Eesti nõid. Ülemisel korrusel kuulda palli põrkamist, kas tegemist tuulega. Hõbesõrmust ei saa kanda sõrmest suur sügelus, milles asi soovin nõiutud vett. Tänan. Jane, tänan edu Jane Belgiast. Ja. Mees, kes ei teadnudki ju, et ülemisel korrusel palli keegi inimene ei põrgata, aga vaimude liikumine see on, mis tundub niimoodi, just kui keegi seal palli põrgataks. Hõbesõrmusega ei saa kanda sellepärast, et see on kellegi teise oma olnud. Aga siis nõidus muudab seda olukorda niimoodi, et saab kanda seda. Nõidus nõiub ära hõbesõrmuse Jane jaoks. Ja nõiutud vett. Et siis seekord, kuna välismaalt see sõnum tuleb, siis saab sõnumi peale vett nõiduda, aga muidu ikkagi tasub helistada teil, kui soovite, et Lõuna-Eesti nõitele vee nõiuks. Ka Janele siis nõiutud vesi. Ja Janele ka edu nõidus lisab 00 nüüd. Tervist, võite rääkida, olete otse eetris. Ma käisin täna hommikul tööl tuttava koha peal, kas ajutiselt võtta seda vastu, kas ma saan hakkama, sest pea on uimane ja süda tuksub. Mees, kes ei teadnudki ju, et kindlasti tasub vastu võtta, et siis see kõik läheb kohe paremaks, sest te olete siis niimoodi sunnitud ennast kokku võtma ja see kõik teid parandab kohe. Sest kui keegi tähelepanu kuhugi pöörab, siis dementia ja muud igasugused vanandavadki jooned lähevad eemale. Et kui on tarvis tegeleda millegiga, siis see kohe hakkab teid aitama.
et see on aga selline hõivake palun neid veresooni või Ikka. ateroskleroosi Ikka. või mis iganes Jaa. seal on. ja tasub kindlasti minna, et see on ka arenguasi teie jaoks. Aga siis ateroskleroosi jooned eemaldamine, aga siis veelgi parem ikka seesama suur asi, kompleks, mis hävitab elu, ravi läheb edasi. Jah, Harry Potter efekti ravi läheb edasi. Häid mõtteid iseenda suhtes nõidus lisab. Soov tegutseda nõidus lisab. Iseenda suunaline liikumine nõidus viib edasi. Ja seal ei ole teil täiskoht ju, see on ju osalise tööajaga, nii et see sobib väga hästi. aga siis teine asi, et poeg ütles, et maikuu keskel võib külla tulla sinna. Noh, et kas see on õige mõte? Juba ammu pole neid näinud. Aga ikka muidugi võite minna. Ikka. Siis see, aga ei, nõidus nõjub ära teile selle reisi külla, siis nõidus nõjub ära. No see on juba siin samas ju. Käega katsutav täitsa. No vähemalt on nagu oodatakse. Ja väga oodatakse. Aga ma küsin veel lihtsalt asja. No kokkuvõttes läks pesumasin katki, tuli uus, õde ütleb vaja maksta. Et kas, aga mulle tundub, et see pensionär kogu aeg on midagi, mida maksta ja see ka võlaorjuse tunne tuleb. Oot, kellel siis nüüd vaja mida maksta? Õele. Õele. Ja ta ostis juhi uue meile vana asemele, mis tupsi läks. Tema ostis teile, aga kokkulepe oli missugune? No, polegi veel kokkuleppeid. Ta küsib, kas ma hakkan maksma siin järgi. No, küsimus on alati selles, et ette tuleb kõik sellised asjad, eriti mis summasid puudutab, selgitada ja kokku leppida ennem, et niimoodi ei saa kellegile peale hüpata, et kuule, ma tõin sulle nüüd miljon eurot maksva auto ja näed, ole lahke, maksa nüüd on ju. Sa ei soovigi või? Et aga kas, mis nüüd saab, siis kasutab teda õde ise ka, jah? Jah, no, ja. Minu territooriumile. Nii et teil tuleb natukene rääkida ja see kindlasti mitte üksi teie poolt maksta, vaid ikkagi siis kahasse. Jah. Kindlasti kohe. Aga olgu, ma tänan. Ja, aga siis sellele asjale nõidus võimaldab häid lahendusi. Jah, tänan. Ja. Ja siis, et see alaselg veel niimoodi ikka tugevam oleks. Ja, ikka. Siis nõidus tugevdab selga. Selgroo ravi eraldi eeminigi. Liigeste ravigi. Jäikuse eemaldamine. Ja luustiku ravi 0-0 nüüd. Ja siis tänan. Ja mun ees on kasemah ja väike purk vett. Palun ka nõidus. Ja, siis nõidus nõjub ära. Ma tänan teid. Jah, ikka. Hästi. Nägemist. Tervist palun üldravi jalgadele, lihastele, luustikuravi. Tänan ja kõike paremat teile. Maili. Ikka saab Mailile üldravi. Jalgade ravi 0-0 nüüd. Lihaste ravi nõidus võimaldab. Siin on tulevad ja lähemale on lihas reumajooned, eemaldamine. Neosiidijooned, eemaldamine. Ja luustiku ravi 0-0 nüüd. Mailile ka kõike head. Nõidus lisab headust 0-0 nüüd. Ja, tervist, võite rääkida, olete otse eetris. Tere. Tervist. Mina paluks nõiutud vett. Ja, kohe üks hetk.
nõiutud vesi 00 nüüd. Ja, kas veel on midagi? Siis paluks ülitervendust. Ja, ikka. No siin ikka süda ja liigesed on see kõige sellisem kehvem asi, aga saab ravi küll, saab. Natukene läheb aega. Nii eraldi mingi südameravi algus 00 nüüd. Südame jõuetustaudide likvideerimine. Südameravi rohkieingi. Liigeste ravi algus 00 nüüd. Reumaartriidi ja liigese patoloogiate eemaldamine, joonte eemaldamine ja nii edasi. Liigese ravi rohkieingi. Sidemete ravi ka. Sidemeid on mitu korda välja venitatud endal. Siis likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Ja lümfipuhastus. Lümfiravi. Võib küsida. Ma paluks nõiutud reisi. Ma lähen oma pojaga järgmine maikuuses Inglismaale, et ikka laabuks normaalselt. Ja, siis nõiutud reis 00 nüüd. No mida te seekord seal näete ja ka kohe näete, ka hoiatatakse mitmeid kordi, et palju on vargaid. Okay. Ja, et siis tuleb ikka oma käekott ja kõik asjad hoida, lukud kinni või nii, et te näete. Ja mingi, ma ei tea, kuhugi. Ja sisetaskutesse passid ja endal niimoodi kas või põuetasku või kuhugi. Ja. Et väga peab vaatama, mitte ainult lennujaamas või kuskil, vaid ikkagi tänavatel ka. Ja. Hästi. Ja siis veresoonkonnad ka. Ikka. Siis kõigepealt verevarustuse häired likvideerimine. Veresoonte vale venivus likvideerimine. Anerüsmid, tuleviku anerüsmid, joonet nõidus eemaldab. Ja ravi 00 nüüd. Ja verepuhastus. Ja vereravi 00 nüüd. Ja läbivust juurde. Ja veresisene vaen likvideerimine. Ja nõidus parandab teil suhteid ka, et pojaga koos lähetega. Üks asi on olla kuskil niimoodi distantsilt, aga kogu aeg koos olla, et kuidas sellega saab, siis nõidus parandab suhteid, et oleks head suhted. Rohkieingi. Muidugi head reisikaaslast on väga raske leida. Ja, ta politseb või... Ja, tõsi. Ja siis ma tänan eelmiste kordade eest. Ja mu kass läks õnnelikult selle poolsusele, nii et kõik okei. Ja nüüd ma tahaks nagu kodupuhastust ka. Ikka. Nõidus puhastab. Ja teate, mida ma tahan? Et ma nägin unes, et härra Putin istus minu põlve peal. Ja käskis mul selle krae tagant kuidagi seda lahti võtta, aga see oli väga keeruline ja lõpuks tuli välja, et see kirjaklamber kujuline oli see ühendus, see kaelakrae külje. Ja puges istus põlve peale. No riigimehe unes nägemine riigimees, siis see tähendab austust leidma. Mida tähendab? Austust leidma. Teie leiate, mitte tema. Ja et see ei ole selle asi, keda te seal nägite, vaid ikka selle unenägija asi.
et siis on teil seal ümberringi ikkagi austatakse ja suhtutakse lugupidavalt. No tubli. Ja. No kõike kaunist teile. Tänan. Ja suur tänu. Ikka. Olete tubli. Nii ootasin teid. Tervist, võite rääkida, olete otse eetris. Hallo, tervist. Kõigepealt sooviksin nõiutud vett. Ikka. Nõiutud vesi. 00 nüüd. Ja. Edasi. Siis küsin ka ühe kõneleja kohta, et ma ise ei leidnud selgitust, et mulle anti ajalehe sisse oli pakitud apteegi tillimehed nagu juurikad, suured sellised ilusad, mõnusad, ma võtsin need rõõmuga vastu, et mida see võiks tähendada. Mees, kes ei teadnudki juua, et seal on 2 sümbolid, üks on ajaleht ka, kuna see meelde jäi. Ja, et see tähendab, et teie järgi luuratakse, et keegi vaatab, kus te käite, mis te teete, kui palju te käite ja nii edasi. Ja muidu neid taimi saama näitab ikkagi uusi algusi, et mingid asjad on uued, mis tuleb üles kasvatada. Et kas siis hakkate nüüd just hooaeg algab peale, kas hakkate oma kasvuhoonet üles kasvatama nii-öelda, aga siis ikkagi on ka mingite õpingute algust siin tulemas. Et mingisugune uus asi, mille võtate ette. Aga selle hoiatuse poole pealt siis tasuks talismane kasutada? Kindlasti, see on hea mõte ikka. Aga siis selle osa nõidus likvideerib. Luurajad, nuhkijad, kinnikeerajad, maksustajad, mürgitajad ja nii edasi nõidus lükkab eemale. Vargadki eemale. Ja praegu ei olegi jutt sellest, et keegi, kas keegi neid meediavahendeid nii väga kontrollib, et see on eraldi jutt, eks ju, paljudele hoitaks silma peal, kes kuhu helistab ja nii edasi. Aga teil ka keegi käib seal majade vahel autodega passimas ja uurimas, kes on kodus ja kes ei ole kodus. Nii et see varga jutt, mis siin veel nõidus ütles, et see läks kokku selle kõigega. Et passitakse, et vaadake neid võõraid autoid seal ja seal on ju teada, kelle autod on ju teada, rahvas ju üksteist teab ju seal tegelikult, kes mis autoga sõidab. Et selline naabrivalve tegelikult teil seal toimib iseenesest. Siis nõidus lükkab veel vargaid eemale. Siin on veel selline küsimus, et tütrel on täna võistlused, et ta väga muretseb selle pärast, et eelmine kord oli kukkumine. Et kui kuidagi, et see normaalselt täna kulgeks. Nõiutud võistlus. Rahulikult. Jah. Nõiutud nii palju, kui õpitud on. Ja nõiutud etteaste siis, eks ju, et seal on nagu etteaste. Nõiutud etteaste 00 nüüd. Ja siis selline närvilisus selle nõidus likvideerib. Sühika ravi talle ja nõidus stabiliseerib olukorda. Ja võib küsida. Ja siis endale veel sellist mälu puhastamist. Ja, nõidus puhastab. Mäluravi ka ikka. Nõidus võimaldab. Ja. Kas on veel midagi? Tänan. Hästi. Nägemist. Ikka, nägemist. Tervist, võite rääkida, olete otse eetris. Hallo. Hallo. Ja. Tere päevast. Tervist. Mina tänan kõigepealt eelmiste ravide eest. Ikka. Mul on juba tunduvalt kergem ja parem olla. Aitäh. Nii, ja siis ma rääkiksin oma küsimusi jälle edasi, et äkki me ikka jätkame seda ravi, mis komplekselu hävitab. Kompleks, mis hävitab eluravi, läheb edasi. Nii,
nii, ja siis Harry Potteri efekti ka panuks. Harry Potter efekti ravi läheb ja edasi. siis edasi veel. Ma paluksin siis kogu organismi puhastust, sõnaga veresoonkonnad, süda, kõik, mis sinna juurde puutub. Ja siis kõigepealt kogu organismi puhastus. Ja nõidus puhastab ka mentaalosa ja mentaalosa tumeduste, sünguste ja nii edasi eemaldamine. Ja südameravi 00 nööd. Verepuhastus. Vereravi. Ja läbivust juurde. Kas on veel midagi? Ikka. Siis lümfisüsteemi puhastus. Ja, hästi. Lümfide puhastamine. Ja siis tuleviku lümfisõlmede suurenemine, sest kalduvus sinnapoole on eemaldamine. Ja lümfiravi algus. Nõidus lükkab rohkiengi lümfid liikuma. Ja siis energia nagu on selline, natukene olen loid ja selline hästi väsinust. Energiat saab lisada. Ja Lisaks energiat ja juurde. ikka nõidus lisab. Mõlemad põlved pigistavad täitsa kohe ja puusades on mingi pigistus sees, selle nõidus likvideerib. Energiat juurde nõidus lisab. Rohkiengi. Jah, võib küsida. Nii, siis ma olen natukene selline tagasihoidlik oma otsuste tegemisel. Mõtlen ja mõtlen, et aga ei saa kuidagi täide viidud. Aga kas on nüüd soovi täpsustada otsuseid või? Et ühesõnaga, mingisugused telefonikõned ja küsimused ja ma ei suuda otsustada, teadus muidugi oleks. No ja, kui on ikka tarvis midagi kokku leppida ja vajadus on, siis võib rahulikult ja julgelt helistada. Arvestab, telefon on ju selline asi, et kui keegi ei saa võtta vastu, siis ta ei võta. Muidu hakata ette nuputama, et ei tea, kas saab, kas ta segan või ei saa või. Aga kui on teada, et on tarvis helistada, siis tuleb helistada. Ühesõnaga siis nõidus likvideerib venitamistaktika maha see kõik. Ja siis ja enese kontrollile hoogu juurde. Dementsus ja Parkinson ja kõik sinna juurde. No need siis nõidus likvideerib juba ka eeljooned. Oli ka freenia eeljooned, seniilsuse eeljooned. Eemaldamine. Ajupuhastus ja ajuravi 00. Ja mälu ka natukene veab juba. Mälu parandusi nõidus võimaldab. Ja mäluravi 00 nüüd. Ja siis nägemise languse peatust sooviks väga. Ja nägemislangus likvideerimine. Ja nägemise lisamine. Nägemise ravi 00 nüüd. Ja nõidus teeb ka meelte puhastuse, et siis seal kuulmine, taju ja midagi muud ka saab veel parandada. Eriti mind häiris tasakaalu probleemid, et need on ikka päris niisugused hullud, et ei taha nagu liikudagi, nagu purjus oleks kogu aeg. Kuulmekeskusel parandamine, puhastaminegi 00 nüüd. Ja ravi 00 nüüd. Peapööritus, tasakaaluhäired nõidus eemaldab. Ja südamepööritus on ka siin olemas. Maha see kõik. Ja südameravi rohkiengi. Ja. Et ühesõnaga sellised vahete vahel on südamepiirkonnas nagu sellised vahetud. Mõni arst ütleb, et ei, et hoopiski see on mingi neuraalgia seal pidevamine. Et jah, mis see nüüd siis on?
meist, kes ei teadnudki juua, et need on jõuetuspisted, et süda on liiga jõuetu, on näinud oma eluraskuse koorma ja vajunud selle all lössi ja sellepärast ta pigistab ühelt poolt ja teiselt poolt, aga mitte kogu aeg ühtemoodi, vaid erinevalt. Nõidus likvideerib. Et me vist juba saime natukene ära või tema südamekesele. Jõu lisamine. Ja südamele eraldi ei minigi nõidus lisab energiat. Ma palun. No teil on selline asi, et kunagi on teile kommunistid kallale tulnud. Omal ajal. Ja, et siis sellepärast on süda on saanud sellised esimesed löögid sealt ajastust juba likvideerimine. Kommunist on väga kuri tegelane. Võtab kõik ära, mis teistel on. Ja tal jääb õigust ülegi veel maha see kõik. Ja nõidus lükkab lõhkujad, kinnikeerajad, maksustajad, mürgitajad, vargad. Kõik korraga eemale 0-0 nüüd. Ja kommunistide poolt tekitatud kahjugi tagasiulatuvalt nii palju kui võimalik likvideerimine. Ja südameravi 0-0 nüüd. Siis ma paluksin kätte ja libade maski. Ikka. Nõidus nõjub ära 7 kätemaski. Ja 7 jalgade maski ka. 0-0 nüüd. Ja siis ma paluksin istumistooli ja nõjutud vett ka. Ja nõjutud vesi kõigepealt. Ja istumiskoha nõidus nõjub ära nädalaks ravi eesmärgil. Siis mul on veel üks jutt. Ja. Et ühesõnaga, ma olen nüüd seal järve äärest käinud, mida te mulle soovitasite, muidugi see annab ikka väga rahu. Aga siis mul on veel teine küsimus, selline kummaline, et mul on toas siin selline väikene purskkaevukene, mis suliseb. Et kas sellele äkki mingit ravijõudu saaks juurde panna, et ta mind rahustaks või kuidas moodi? No nõidust ikka saab sinna. Miks ei saa? Paluks küll. Nõidus nõjub ära purskkaevu 0-0 nüüd. Siis saab näha, mis põnevat saab sellest kõigest. Väga tore, et see juba hakkab selguma. Järgmiseks korraks võib-olla kui meele suhelda. Hästi. Nii, tänaseks vist on nüüd kõik ja ma väga tänan teid ja soovin teile samuti kõike head. Et te hingiga puhkaks ja rahulik oleks. Tänan, hästi. Ikka nägemist. Järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents on juba laupäeval 18. aprillil Tartus Veespa konverentsikeskuses. Algus on kell 12 ja esinevad Tallinna nõid, Lõuna-Eesti nõid ja Tartu nõid. Sissejuhatavad tekstid ütleb Elva nõid. Publik saab saali umbes 45 minutit varem. Nõidluse jõud on ravivates faasides ja nõiaturg on ka avatud. Ja 23. aprillil neljapäeval on Pärnus Eesti Nõidade Liidu konverents. Keskraamatukogus algus kell 12. Homme hommikul kell 7 on siin otse saates Elva nõid. Seda saate ka Facebookist vaadata. Saade Facebook on olemas selline koht. Ja 20. aga ikkagi nüüd läks nii, et homme on siin Tallinna nõid. Ja Elva nõid on esmaspäeval kell 7 hommikul. Aga homme hommikul kell 7 on Tallinna nõid. Esmaspäeva hommikul kell 7 on Elva nõid ja Lõuna-Eesti nõid on 21. aprillil siin 10.45 algavas saates. Uudist nii palju veel, et täna peale seda saadet on siin samas Entusiast televisiooni kanalis võimalik vaadata ka Eesti Nõidade Liidu telemeedia, telefilme ja telesaateid. Ja selle saate kordus on õhtul kell 5. Aga meil on ikka kõned veel, et võtame siis kõned. Tervist, võite rääkida, olete otse eetris. Võite rääkida. Tere. Tervist.
tervitan teid Pärnumaalt. Mul on selline mure, et eile hakkas kõhus hirmus valu ja kõhul oli lahti, kas on mingi viirus või ma iseenda arust ei ole midagi söönud sellist, et see või on tõesti mul maaga nii halvasti asjad. Et on viirus küll, aga siis olete ka midagi vedelikku sellist joonud, mis on väga külm olnud. Kas saite kohe otse külmkapist mingisuguse joogi ja see on ka veel mõjutanud, et nii äkitselt tuli. Aga selle saab vist oli jah. Ja väga külm vesi või piim või kuigi ma vedelik. üldiselt armastan leiget ja soojavett juua. Nii siis nõidus likvideerib. Seedetrakti puhastus. Ja soolte ravi nõidus võimaldab. Bakteriaalne sekkumine ja eemaldamine. Põletikuline osa nõidus likvideerib. Äge põletik, agressiivne valu likvideerimine. Ja ravi 0-0 nüüd. Et kui nüüd on näiteks kummelit, siis juua. Kummelid. Joon. Ja ma täna hommikul tegin segu küll päris. Ja ikka segu ikka. Ja kui on köömneid, siis köömneid aitaks ka kaasa. Võib küsida? Ja aga siis ma soovin küsida, kuidas nende vitamiinidega on, kas on midagi mul puudus ka või? No ja, siis nõidus kõigepealt tasakaalustab kosmilised vitamiinid, sellised salapärased asjad, üldse siis läheb endal kergemaks olemine. Et siin on ikkagi lihastel valusid ja liigestes valusid aeg-ajalt sees ja alaselg valutab ja valusid teil ikkagi on. Siis nõidus parandab seda osa kohe. Kosmilised mineraalainet. Vasakus jalas õhtul nii meeletud krampid, et nii tuhat välja valu ja piin likvideerimine. Valuvastase ravi algus. Aga siis mõne asja nõidus lisab ise siin. Kosmiline vitamiin R18-9 lisamine. Ja T14-4 nõidus lisab tursete likvideerimine, krampide likvideerimine ja ravi 0-0 nüüd. Ja võib veel küsida. Mul on tihti ööseti hommikuks katte keele peal väga tugev, kas see on siis maksastuja või? Mees, kes ei teadnudki ju, et see on gastriidist, et maos on mingisugune ebakõla, aga selle nõidus likvideerib. Ei, maks ei ole nii, ei saa öelda, et nii väga midagi seal oleks hullu. Ei toretanud. Siis ravisidki nõidus võimaldab. Rohkiendi. Rohkiendi. Ja siis refluksi eeljooned on eemaldamine. Kohale jõudnud veel ei ole. Ja seedetrakti ravi rohkiendi nõidus võimaldab. Selles ma olen väga tänulik. Ikka. Kas on veel midagi? No ma arvan, et siis piisabki sellest, et saan natukene rahu ja ravi jälle. Hästi, olgu. Nägemist. Sõnum on siin. Tere, palun tervist. Ja eemale halbade mõtete ja tegudega inimesed. Maia. Siis nõidus lisab tervist. Ja nõidus lükkab eemale mees, kes ei teadnudki ju, et on inimesed, kes on põrguga tuttavad, ehk põrgu on nende tuttav. Ja see tähendab seda, et need, kes ei ole põrgu elanikud,
Nende jaoks nad ei ole tegelikult tuttavad, aga nad võivad mängida, et nad on tuttavad nendega ka, kes ei ole põrgust pärit ega põrguga tuttavad. Ehk siis neid lükkab põrgu tuttavad eemale 00 nüüd. Ja Maiale endale ka häid mõtteid iseenda suhtes lisamine. Kohe saate otse eetrisse. Ja häid soove enda suhtes nõidus lisab. Tervist, võite rääkida, olete otse eetris. Tere päevast õunaid. Tervist. Palun käte ja jalgade vaski. Ja. Siis nõidus nõiub ära 7 kätemaski. Ja 7 jalgade maski 00 nüüd. Siis ma palun kompleksi, mis hävitab elu, ravid edasi. Hästi. Ravid kompleksi kohta, mis hävitab elu, lähevad edasi 00 nüüd. Ja siis veel Harry Potteri efekti ravi edasi. Ja Harry Potter efekti ravi läheb edasi 00 nüüd. Ja siis ma soovin nõiutud vett. Nõiutud vesi 00 nüüd. Ma tänan teid ja edu teile. Hästi, tänan teile ka edu. Tänud. Siin on jälle sõnum. Tere, tänan eelnevate ravide eest. Palun ravi südamele, jalgadele ja nõiduda vett. Tänan väga, Helgi. No vee nõidumiseks ikka helistage, aga muud saab ikka. Südameravi algus. Rohkiengi südameravi. Jalgade ravi soovib ka. Jalgade vale asetuse likvideerimine. Jalgade ravi rohkiengi. Ja nõidus võimaldab ka veel esikülje ravi 00 nüüd. Tervist, võite rääkida, olete otse eetris. Tervist. Ja? Olete koos eetris. Nii kuulen. Ja võite rääkida. Hallo. Jah. Tervist. Tervist. Ma sooviksin küsida, et miks mul on kogu aeg selle põlve all endiselt edasi valud. Ehk siis meil oli see issi ja ravi, mis me tegime, aga kas mul tuleb see põlvest ka, et enam oli natuke see kehva astuda bussist välja, pani mõtlema mind, et kas on põlve probleem. Ei, see on hoopis seal alumise ühe kõõluse venitus. Ja tema tahab rahu saada, aga mitte täielikku rahu. Et natuke tuleb ikka liikuda temaga. Et see võtab aega. Ja, siis kõigil olen ma küll ka. Ja. Ma siin nüüd korraks kukkusin uuesti siin töötrepi peal. Ja meil on meie enda lapsed ka kukkunud seal palju. Mind huvitab see, et kas me ise nüüd kuperdasin või ongi seal mingi teema see trepiga üles tulles. Madal trepp tegelikult. Keegi paneb jalga ette. Ei, rahvas ise on hooletu ikka. Jah, ei oska arvestada selle trepi pademe kõrgust. Seal on selline ehk madalust, just, või see ehk seda madalust ja siis sellepärast sinna koperdatakse niimoodi. See kõik. Tänan. Ja siis ma küsiksin nüüd seda üldtervendust endale. Hästi. Et on tekkinud väikene selline kõha, siin see viirus liigub jälle ringi. No sellised väikeste asutused, lasteaiad ja koolid seal keegi oskas ütelda ühe lause, et see on nagu põrgu eeskoda, et iga üks köhib ja tatistab ja aevastab ja kokku sinna kõik tuuakse, mida üldse vähegi kuskilt tuua saab. Ja seda ja. Aga teile rohkem, aga ma olen püüdnud ikkagi sälbiga määrida ennast ühest kohast või teist kohast ja pikka plaastriga siis. Jah, ikka see üleüldine pidev.
järjepidev enda parandamine ja spaad ja tervislikud igasugused asjad, mida kõike saab vähegi teha, aga nõidus võimaldab ravi. Ma ostsin sellele põlvele sellise musta vöö, mis natuke nagu selle ümber, mitte valge, mis rohkem toetab. Vaid see must toetab ka, aga ta soojendab. Kas see soe on halb? Ei ole halb. Ei. Et sinna enam midagi külmaga teha ei saa, et külma siis, kui hakkab, siis kohe külm, aga hiljem ikkagi soojendustega, et siis see asi paraneb kiiremini. Ravisid rohkem. No ja nüüd on mul niisugune kerge kaela ja siis paremal pool otsast on sellised tuikevalud, et eile valutas nagu rohkem pea, et millega see seotud on ikka sama viirus ka siis? See tuleb keskseljast. Keskselg on saanud sellist koormust, mis talle on natuke üle jõu käiv. Siis selle hetkel on siin majas seda palju hull. Ja ravisid sellegi kohta 0. Kangused, tardumused ja nii edasi eemaldamine. Jäikuste eemaldamine. Ja siis ma küsiks kõrvade ravi. Ikka saab. Võib-olla see valu tulebki sinna paremale kõrvasisse ka veidikene, aga mitte väga hullusti. Niisugust tuikamist annab või hakkab mul nüüd siis üks tagumine hammas tuleb parandusse minna teha, aga olen saanud käia veitsil vahepeal ennem, et olen arusse jätnud ennast rohkem võib-olla selle pärast. Viisid rohkiingi, ägedad põletikud, aga ka kroonilised madalad põletikud, kõik korraga likvideerimine. Põletiku vastase ravi algus ja rohkiingi ravisid. Ikka. Aga siis tänaseks hetkel kõik me kohtame laupäeval. Hästi edu. Nägemist. Tervist, võite rääkida, olete otse eetris. Hallo. Ja tervist. Tervist, ma nüüd helistan uuesti. Et mul on paaril korral hommikul olnud, ma olen magamas tõusnud, aga üleval olnud, aga olen kuulnud, et sõnum tuleb. Esimene kord ma ei viitsin kohe vaatama minna, et kas ikka tuli ja kui läksin vaatama, mul ei ole tegelikult mingit sõnumit tulnud, et mis need on? Mees, kes ei teadnud... Kas mul on peas midagi või aga reaalselt kuulsin? Mees, kes ei teadnudki juua, et sõnumid tulevad küll, aga siis mitte telefoni peale, vaid teile endale. Ja see on see tuttav heli, mida te olete võimeline kuulma, sellepärast soovitakse teile midagi ütelda. Et siin on ikka need teistpoolsed asjad. Et see, mida väga olete unistanud, et vaimudega kas või saada sõnumeid nende käest, et siis selline tähelepanu tuleb, aga siis maksab päeva jooksul vaadata, kas teile tuli mingi uus mõte, mida teil ennem ei olnud. Et siis te olete tegelikult selle sõnumi kätte saanud, aga seda te ei näinud, kuidas te selle saite ja seda lauset ehk võib-olla ei näinud niimoodi, aga mingi uus mõte päeva jooksul või uus arusaamine, et siis tähendab tuli küll üks sõnum, et see on juba olemas. Selge. Et see täitsa, seda on olnud, et see ei ole hullu meelsuse märk ega midagi sellist. Ma mõtlesin ka, et mul peaks võib-olla kuuled. No te ei kasuta telefoni nii palju, et te hakkaksite nagu sellist pseudotelefoni häält kuulma. Et mõnel on küll, kellel on närvid läbi, võib kuulda kogu aeg telefon heliseb või kogu aeg midagi toimub. Kes on niimoodi töösse sukeldunud hommikust õhtuni. Aga teil on ikkagi küllaltki palju erinevaid ja huvitavaid asju, millega te elus tegelete. Nii et sellist nagu maniakaalset töörügamist seal näha ei ole. Aga psüühika parandamine ikka nõidus võimaldab. Ja, tänan. Ja mentaalosa ravi 00 nüüd. Tänan. Võib rääkida, küsida. Ja siis, kui ma jalutamas käin, mul läheb käelabad läheb paista. Milles see on? Mees, kes ei teadnudki ju, et see on ajutine, et see läheb varsti ära. Et see on ikkagi südame paranemise märk. Et süda paraneb niimoodi ja sealt tuleb välja asju, mis seal ei peaks olema ja seda võib näha ka füüsilise keha peal. Aga siis südameravi rohkiingi. Tänan. Rohkiin. Osad on ikkagi ka päris eelmiste maailmade asjad, mis sealt tulevad. Seetõttu on teil ka praeguses maailmas väga palju huvi just selle vastu, mida ei ole näha.
jah, sest et midagi serva mööda ikkagi mäletate eelmistest maailmadest ka. Või noh, vähemalt tase seegi, et te teate, et need on olemas. Kui Jah. eelmised maailmad on olemas, järelikult on ka järgmised maailmad olemas. Siis iseenda suunalises liikumises nõidus viib edasi. ja kas siis lööb nagu teravaid valusid südamesse, et kas see on ka nüüd siis seotud sellega? Ikka sellega seotud jah, et ikka edasi jalutada rahulikult. Ja, Sest tund aega jalutuskäiku päevas on teada, et see on südame hoolduse asi. Nii, No ma edasi. nüüd ei julgegi minna siin meil karud jooksevad ringi, et kas ta päeva võib tulla või ei tule. Metsa vahele päris julge minna. See on üldiselt hea mõte, et ikka teadlik olla sellest, et võivad ikka päeval ka tulla. Ikka on. Jah. No, ma olengi, ma ei tea, kas see aitab, aga mul ongi telefon on kaasas ja ma lasen muusikat, kui ma metsa lähedale jõuan. Nojah, ikka. Tuleb arvestada pigem sellega, et käiakse ikka päris kohe koduhoovi peal niimoodi, et vaikselt tulevad selja taha ja siis ärkad. No me siin hunnikuid nägime ka tee peal päris lähedal majale, aga ma ei tea. No õnneks olete seal maal nii kaua elanud, et küllaltki reaalne ettekujutus on olemas nendest loomadest ja nende võimekusest. Et ei ole nii naiivne, et nunnu karukene. Nad ju liigutavad ennast päris kiiresti ja terevad hambad ja teravad küüned neil on ka. Et tasub silmad kõrvad lahti hoida küll. Aga siis nõidus võimaldab teile ikkagi siin mõne asja ka nimetamatagi, millest saab kasu olema. Ikka. Ja siis mul on täna kerge peavalu, et saaks sellele kogudagi ravi. Ikka kõigepealt peavalu likvideerimine, pinge peavalu likvideerimine ja valu ja piin eraldi jäiminigi maha see kõik ja ravi 0-0 nüüd. Ja siis järgmine nädal ma lähen nüüd reisile, et kas saaks majale kuidagi mingi kaitset peale panna, et need eemal hoiaksid korjategijad ja vargad ja täti. No midagi ikka. Siis nõidus nõiub ära kõigepealt puhastus. Puhastus tuli. Ja siis viiruste vastu ka, kui saaks ravi. Ja haigused juurest ära. Needused eemale. Ja nüüd 10 minutit läheb meil nagu see laevasõid nagu pikemaks, et kas ma nüüd jõuan bussi peale või jõuan, pean vahetama pileti ära. Ja peab jah. Peab jah. Jah. Et see ei ole päris kindel, et 10, seal läheb võib rohkem minna ka. No seda ma mõtlesingi, et kuidas olen rahvastanud, et pärast ma ei jõua. Jah. Ja siis on rahulik ka endal, et muidu jõua seal ära. No ei, ikka tuleb ära vahetada. Kui saate ikka vahetada, eks ole. Selge, aga selleks korraks tänan kõik ja hästi. Ja edu reisil. Ja aitäh. Ja hästi. Nägemist. Meil on ka siin 10 minutit jäänud. Üks sõnum oli siin veel võtmata, mis on eelmisest korrast jäi. Soovin ravi seljale, jalgadele ja selgust. Tänan, edu, Ester. Siis meil ka on mälu ikka. Siis nõidus võimaldab üldravi Estrile. Seljaravi. Jalgade ravi, aga käte ravigi on tarvis veel. Sedagi saab, nõidus võimaldab. Ja nõidus lisab selgust 0-0 nüüd. Tervist, võite rääkida, olete otse-eetris. Tervist.
kuulake mind ainult telefonist, pange televiisor vaiksemaks. Võite rääkida, olete otse-eetris. tere, Tervist. mina paluksin kõigepealt üldtervendust. Hästi. Parajalt jalad allani Ja palun. ikka. No, süda puperdab ka ja Jah, siis sellega ka arvestame, et seda saab ära sealt. Südameravi eraldiminegi. Ja siis aeg-ajalt kätel või sõrmedel mõned nagu hakkavad kipuvad ära surema, õlad tuivaks minema ja praegu vastamisel. eriti keha vasem pool ja Ja. kaela peal on täitsa Ja. nagu sooned oleks kinni. ja, et siis selle vastu ka kohe saab nõidusega abi. Nõidus likvideerib. Tuimuse likvideerimine, närvikahjustuste likvideerimine ja närviravi eraldiminegi 0-0 nüüd. Ja soonte ravi nõidus võimaldab 0-0 nüüd. Siis võib veel küsida, kui on midagi. Siis ma paluksin kompleks, mis säilitab elu sellele ravi edasi. Ravikompleksi kohta, mis hävitab elu, nõidus võimaldab. Läheb edasi. Rohkieimgi. Rohkieim. Ja veel on midagi? Ja siis Potteri efektidega edasi ravi. Hästi. Harry Potter efekti ravi läheb edasi. Südame jõuetused eemaldamine. Jõuetus tuleb lõunast peale juba. Kroonilise väsimuse likvideerimine ja südameravi rohkieimgi. Võib küsida. Siis ma paluksin veel luustikule, liigestele ja selgroole ka. Ikka. Ja jalad on ka tõimad. Ja siis saab veel ravisid. Üldpõletike likvideerimine ja luustike ja liigestiku ravi algus 0-0 nüüd. Ja luustiku saab veel tugevamaks, nõidus võimaldab. Ja jooned, luude hõrenemise jooned kohal ei ole, aga tulekul likvideerimine ja ravi 0-0 nüüd. Ja veresoonte ravi. Hästi. Kas on veel midagi? Jah, siis ma paluksin veel kaitset vaenlase eest. Vaenlase eest kaitse on aus käitumine, aga siis nõidus teeb midagi siin ikka. Nõidus võimaldab. Ja nõidus lükkab põrgulised eemale. Nii, palun. Suur tänu, edu ja tervist teile. Ja, tänan. Hästi, nägemist. Tervist, võite rääkida, olete otse-eetris. Hallo. Minu järjekord saanud. Ja, on ja. Jah, teate, mina paluks ka nõjutud vett. Ja. Nõjutud vesi 0-0 nüüd. Ja, kas veel oli midagi seal? Siis ma paluks ravi põlvedele. Mul on niisugune tunne, et seda vedelikku on seal põlves vaja ja niimoodi kolisevad ja siis vahel, kui astud, on väga valus. Muidu niimoodi lausvalu mul ei ole nagu. Ja, siis saab ikka ravi põlvedele ja nõidus tugevdab põlvi ja üldse jalgade tugevdamine, sest jalad on kõvasti vatti saanud. Aga olete ka väga paljude eest põlvitanud, mitte siis niimoodi füüsiliselt, vaid ikkagi vaimselt. Jah. Koduraha huvides enam vähem. No jah, see on õigus. Ja põlveravi.
rohkeimgi. Rohkeim. Valu ja piin maha see kõik. Nõidus lisab headust. Ja rohkeimgi ravisid. Võib jälle küsida. Nii, ma paluks ka siis südamele ja veresoontele toetust. Hästi, ikka siis nõidus toetab südant. Aga ravisid ikka ka on tarvis. Sedagi Ja ravi ka, jah. Ja veresoonte ravi algus 00 nüüd. Rohkeimgi. Eraldi kapillaaride ravi ja veeniravi nõidus võimaldab. Kas on veel midagi? No praegu vist kõik. Hästi. Ja olen 1000 tänulik. Ikka, hästi. Kõike head teile. Ja teile ka kõike head. Tervist, võite helistada, võite rääkida, olete otse eetris. Ja Lõuna-Eesti Nõid kuuleb. Tere, Lõuna-Eesti Nõid. Tervist. Mina palus, mul on alakõhus on valud, kas siin on mingi põletik või on siin midagi hullemat midagi? Seal on ummistus ja seal ümber on jah põletikku, aga siis nõidus likvideerib. Ja soolte puhastus. Kui on seda nõiasalvi, ükskõik kas Lõuna-Eesti nõia või Tallinna nõia oma, seda võib sinna täitsa peale määrida. Ahah, jah. Nii, valuvaigistavat salvi, valuvastast salvi. Jah. Ja siis ma palun silmadele ja kõlvadele ja kopsule. Aha, siis kõigepealt meelteravi algus 00 nüüd. Rohkeimgi, nägemislanguse likvideerimine, nägemise ravi 00 nüüd. Kuulmekeskuse nõidus puhastab, ravi algus 00 nüüd, hingamispuudulikkuse likvideerimine, hingamisteede puhastus, eraldi kopsutiivad nõidus puhastab, kopsutorude puhastus ja ravi 00 nüüd. Ja raskustunded sisemuses, eraldi rinnakus on raskustunded likvideerimine, kerguse lisamine 00 nüüd. Võib küsida jälle. Ja siis mälule ja teadvust nagu juurde. Aha, mäluparandused, mäluravi ja nõidus lisab teadvust. Rohkeimgi. Ja siis dementsuse eemaldamine ja Alzheimeri ja Parkinsoni eemaldamine. No, seniilsus, dementia, Alzheimeri jooned, Parkinsoni jooned tulevikuski ja nii edasi. Eemaldamine oli kofreenia sama indekstum, aju pehmenemine sama indekstum, aju halvatuse jooned sama indekstum, nõidus likvideerib, eemaldamine ja nii edasi. Ajuravi 00 nüüd. Mul oli vasaku käe pöidlalu murd selle parandus ja kuidas ta paranenud on ja seal on nagu valu mul ikka. Ja ta paraneb ikkagi aeglaselt, et kui kollageeni juurde võtta nüüd rohkem just ja midagi kaltsiumi ja siis te annate talle ka hoogu juurde sellele paranemisele, aga ravisid nõidus võimaldab 00 nüüd. Eraldi mingi trauma järgneb ravi, valu ja piin maha see kõik ja ravi 00 nüüd. No, palun kodupuhastus ja ühistu ja trikikoja puhastus. No, seda saab. Nõidus puhastab. Puhastus tuli. Ja trepikoja puhastus. Ja puhastus tuli ja kui teil on neid puhastusasju, mis olete äkki saanud nõidade juurest, siis võib trepikota visata pihuga maha. Alati aitab. Ja.
Kas veel on midagi? tänan väga. Hästi, Kõik head. hästi, nägemist. Tänane saade on meil läbi saanud ja nüüd algavad siis Eesti Nõidade Liidu telemeedia, telefilmid ja telesaated siit samast Entusiast televisioonikanalist. Ja kordussaade algab täna õhtul kell 5 ja Lõuna-Eesti Nõid on jälle siin eetris 21. aprillil 10.45 algavas saates. Aga Eesti Nõidade Liidu konverentsil kohtume siis juba sellel laupäeval Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja teateid saate vaadata www.eestinõidadeliit.ee. Kõike head ja kohtumisteni!